Üks päev järve ääres. On päikesepaisteline laupäev. Thomas, 35-aastane isa ja tema 10-aastane poeg Mac sõidavad väikese autoga lähedal asuva järve äärde. Mac armastab loodust ja kalastamist. Varahommikul nad ärkavad, söövad koos hommikust ja pakivad oma kalastusvarustuse seljakotti. Neil on kaasas õngeridvad, sööt, väike paat ja palju head tuju. Kui nad jõuavad järve äärde, on taevas sinine ja linnud laulavad. Thomas pargib auto ja nad kõnnivad paadisilla juurde. Mac hüüatab, isa, ma ei jõua ära oodata, millal saan kalastama hakata. Thomas naeratab ja vastab, mine ka, Mac. Täna püüame palju kala. Koos astuvad nad paati ja sõuavad aeglaselt üle sileda järvepinna. Paadis olles räägib Thomas oma pojaga. Tead, Mac, kalapüük ei ole mitte ainult sport, vaid ka suurepärane võimalus loodust nautida. Me saame vaadelda kalu ja tunda rahu. Mac kuulab tähelepanelikult. Talle meeldib, kui isa selgitab, miks loodus nii imeline on. Sõites mööda vett, näeb Mats värvilisi kalu vees ja isegi väikest lindu kaldal istumas. Kui paat peatub vaikses kohas, valmistavad nad oma kalastusvarustuse ette. Thomas näitab Macile, kuidas õigetpidi õngeritva hoida ja sööta kinnitada. Nüüd on sinu kord, Mac. Proovi järele, ütleb Thomas. Matt võtab õnge kätte ja kordab seda, mida isa talle näitas. Ta viskab tamiili vette ja ootab kannatlikult. Minutid mööduvad vaikuses, mida katkestavad vaid vee loksumine ja õrn tuuleil. Äkitselt tunneb Mac õngenööri tõmmet. Isa, ma arvan, et mul on kala, hüüab ta elevusega. Thomas tuleb kiiresti tema juurde ja aitab õnge hoida. Koos tõmbavad nad kala veest välja. See on väike ahven, kuid Macile on see suur saavutus. Tubli, Matt, kiidab Thomas. Mac tunneb uhkust ja naeratab laialt. Pärast kalapüüdmist lasevad nad selle hoolikalt tagasi vette. Thomas selgitab, me ei püüa kala ainult selleks, et see endale jätta. Sageli laseme nad vabaks, et nad saaksid edasi elada ja teised kalad saaksid kasvada. Mac noogutab ja mõistab, kui oluline on loodust kaitsta. Pärast kalapüüki nad löögastuvad paadis. Thomas ja Mats räägivad oma kogemusest. Ma õppisin täna palju, ütleb Mac. Sa näitasid mulle, kuidas kala püüda ja loodust hinnata, lisab ta. Thomas tunneb end hea õpetaja ja isana. Päev möödub kiiresti. Kui päike hakkab loojuma, naasevad nad kaldale. Mac ja Thomas teevad mõned kaunid fotod loodusest. Seejärel sõidavad nad koju, väsinud, kuid õnnelikud imelise päeva üle järve ääres. Kui nad koju jõuavad, räägivad nad emale oma seiklusest. Mac ei jõua ära oodata, millal saab uuesti kalale minna ja looduse kohta rohkem õppida. See oli unustamatu päev, mis lähendas isa ja poega veelgi. Where do Thomas and Max go? A. To a lake. B. To a park. C. To the beach. The correct answer is A. To a lake. What does Max love? A. Playing soccer. B. Nature and fishing. C. Reading books. The correct answer is B. Nature and fishing. What do they do first in the morning? A. They get up, have breakfast together, and pack their fishing gear. B. They go swimming. C. They play video games. The correct answer is A. They get up, have breakfast together, and pack their fishing gear. What does Thomas show Max how to do? A. How to ride a bike. B. How to build a sandcastle. C. How to hold a fishing rod properly and attach the bait. The correct answer is C.
How to hold a fishing rod properly and attach the bait. What fish do they catch? A. A large fish. B. No fish at all. C. A small perch. The correct answer is C. A small perch. Päev rannas. On päikesepaisteline laupäev. 4 sõpra Anna, Paul, Lena ja Mark otsustavad minna randa. Nad on reisist väga elevil. Varahommikul kohtuvad nad rongijaamas. Igal sõbral on kaasas kott rannariiete, rätikute, päikesekreemi ja natukese toiduga. Anna on valmistanud maitsva pikniku, Paul on toonud rannapalli, Lena võtab kaasa oma kaamera ning Mark hoolitseb selle eest, et neil oleks piisavalt vett ja suupisteid. Nad sõidavad koos bussiga randa. Lühikese sõidu ajal vestlevad nad rõõmsalt ja laulavad isegi väikese laulu. Kui nad kohale jõuavad, avanevad nende ees pikk, kuldne liivarand ja sillerdav sinine meri. Päike paistab eredalt ja taevas on selge. Kõik tunnevad end õnnelikuna ja täis energiat. Kõigepealt jooksevad nad vette. Anna ja Lena hüppavad naeratades merre, samal ajal kui Paul ja Mark mängivad rannapalliga liival. Õrnad lained puudutavad nende jalgu ning nad pritsivad üksteisele vett. See on rõõmus ja lõõgastav hetk. Pärast mängimist istuvad nad oma rätikutele, söövad pikniku ja kuulavad merekohinat. Nad räägivad oma unistustest, plaanidest ning meenutavad lõbusaid seiklusi minevikust. Pärastlõunal otsustavad nad külastada rannapromenaadi. Promenaad on pikk ja värvikirev tee, mis kulgeb mööda randa. Tee ääres on palju väikeseid poekesi, kohvikuid ja jäätisekioskeid. Sõbrad jalutavad aeglaselt promenaadil ja naudivad värsket merebriisi. Ühes armsas jäätisekioskis ostavad nad endale jäätist. Paul valib šokolaadijäätise, Lena maasikajäätise, Mark vaniljäätise ja Anna proovib sidrunijäätist. Jäätist süües vaatavad nad väikeseid poode ning teevad palju fotosid, et seda päeva mäletada. Promenaad on täis rõõmsaid inimesi. Taustal mängib vaikne muusika ja kõik naeratavad. Sõbrad istuvad pingile, jagavad lugusid ja plaanivad uusi vahvaid reise tulevikuks. Aeg möödub kiiresti ja peagi hakkab päike loojuma. Taevas muutub kaunilt oranžiks ja roosaks, muutes kogu ümbruse maagiliseks. Õhtul naasevad nad randa erilise sündmuse jaoks, suurejoonelise ilutulestiku vaatamiseks. Nad laotavad oma rätikud liivale ja ootavad põnevusega. Kuuvalguses sillerdab meri ja pehmete lainete heli muudab öö rahulikuks ja lõõgastavaks. Äkitselt süttib pime taevas värviliste tuledega. Punased, sinised, rohelised ja kollased ilutulestikud plahvatavad taevas. Sõbrad jälgivad lummatult kaunist vaatemängu ja plaksutavad rõõmsalt. Anna ütleb, see on nii ilus, Lena lisab, ma ei unusta seda hetke kunagi. Paul ja Mark naeratavad ning noogutavad nõusolevalt. Ilutulestik kestab umbes 10 minutit, täites nende südamed soojuse ja rõõmuga. Pärast ilutulestikku pakivad nad oma asjad kokku ja jalutavad tagasi bussipeatusse. Tagasiteel räägivad nad imelise päeva, maitsva jäätise ja suurepärase ilutulestiku üle. See oli päev, mis oli täis rõõmu, sõprust ja unustamatuid mälestusi. Kui nad koju jõuavad, hüvasti jättes lubavad nad varsti uue reisi planeerida. Iga sõber läheb magama naeratusega näol ja palju õnnelikke mälestusi täiuslikust päevast rannas. Where do the 4 friends meet in the morning? A. At the bus stop. B. At the park. C. At the train station. The correct answer is C. At the train station. Which item did Anna contribute for the trip? A. A nice picnic. B. A beach ball. C. A camera. The correct answer is A. A nice picnic.
What activity do Paul and Mark do on the sand? A. They take photos. B. They jump into the sea. C. They play with a ball. The correct answer is C. They play with a ball. At the ice cream stand, which flavor does Lena choose? A. Chocolate. B. Strawberry. C. Vanilla. The correct answer is B. Strawberry. What special event happens at the beach in the evening? A. A fireworks show. B. A live concert. C. A bonfire party. The correct answer is A. A fireworks show. Jalutuskäik metsas. Igal laupäeva hommikul läheb Anna jalutama metsa koos oma väikese koera Bellaga. Anna armastab loodust ning mets tema maja lähedal on täis rohelisi puid, pehmeid lehti ja laulvaid linde. Päike paistab läbi okste ning õhk lõhnab värskelt ja puhtalt. Ühel laupäeval otsustavad Anna ja Bella minna sügavamale metsa kui tavaliselt. Anna tunneb end elevil, kuid veidi närviliselt, sest ta pole kunagi varem nii kaugele läinud. Bella seevastu on väga rõõmus ja jookseb pehmel rajal eespool. Jalutades peatub Bella äkitselt ja vaatab midagi põõsa lähedal. Anna astub lähemale, et näha, mida Bella on leidnud. Oma üllatuseks märkab ta väikest rebast, kes on põõsaste taha peitu pugenud. Rebasel on säravad ja uudishimulikud silmad ning ta ei tundu üldse hirmunud. Anna naeratab ja teeb oma telefoniga foto. Bella istub vaikselt tema kõrval ja liputab saba. See hetk tundub maagiline. Mõne minuti pärast kuulevad nad selja taga vaikset heli. Oks murdub ning Anna tunneb end hetkeks veidi ehmununa. Ta pöörab kiiresti ümber ja näeb mõne sammu kaugusel seismas üht vana meest. Mehel on lahked silmad ja soe naeratus. Tere, ütleb ta vaikselt. Ma otsin oma kadunud koera. Kas olete näinud väikest koera? Anna on üllatunud. Ei, ma ei ole ühtegi koera näinud, vastab ta. Bella haugatab õrnalt, justkui tervitades vanameest. Mees selgitab, et ta jalutab tihti selles metsas koos oma koera Matsiga, kuid täna on Makk kadunud. Anna kuulab hoolikalt ja tunneb mehe vastu kaasa. Anna otsustab aidata. Ma aitan teil teie koera otsida, ütleb ta lahkelt. Vanamees naeratab ja tänab teda. Ta näitab Annale väikest joonistust oma koerast, et tal oleks lihtsam Makk ära tunda. Koos kõnnivad Anna, Bella ja vanamees sügavamale metsa. Nad otsivad kõrgete puude lähedalt, põõsaste tagant ja väikese oja äärest. Bella jookseb rõõmsalt ringi, nuusutades igal pool. Mets on vaikne, ainult sammud ja linnulaul kostuvad õhus. Mõne minuti pärast hakkab Bella valjult haukuma. Ta on midagi leidnud. Vanamees järgneb Bellale ning nad avastavad põõsa all peituva väikese pruuni koera. Koer näeb välja veidi ehmunud, kuid ta on terve ja ohutus kohas. Makk hüüatab vanamees õnnelikult. Ta võtab väikese koera sülle ja kallistab teda kõvasti. Anna tunneb suurt rõõmu, nähes neid taas koos. Vanamees tänab südamest Annat ja Bellat abi eest. Ta ütleb, täna oli väga eriline päev. Me aitasime üksteist ja leidsime uue sõbra. Anna naeratab ning tunneb oma südames soojust. Peagi hakkab päike loojuma ja taevas täitub kaunite oranžide ja roosade toonidega. Vanamees, Makk, Anna ja Bella kõnnivad koos metsa servani tagasi. Bussipeatuses ütlevad nad hüvasti. Anna ja Bella jalutavad koju, tundes end õnnelikuna ja täis imelisi mälestusi. Sel päeval õppis Anna, et isegi lihtne jalutuskäik metsas võib viia suure seikluse ja uute sõprussuheteni. Ta ja Bella ootavad juba põnevusega järgmist jalutuskäiku, mõeldes, milliseid üllatusi nad veel leida võivad. What does Anna do every Saturday morning?
A. She stays at home. B. She goes for a walk in the woods with her dog. C. She goes shopping. The correct answer is B. She goes for a walk in the woods with her dog. What does Bella do when her and Anna walk deeper into the woods? A. Bella runs ahead on the soft path. B. Bella sits quietly and does nothing. C. Bella goes back home. The correct answer is A. Bella runs ahead on the soft path. What does Anna discover near a bush? A little fox. B. A small bird. C. A stray cat. The correct answer is A. A little fox. Who does Anna meet after taking a few steps deeper into the woods? A. A young girl. B. An old man looking for his lost dog. C. A park ranger. The correct answer is B. An old man looking for his lost dog. What does the old man ask Anna about? A. If she has seen his lost dog. B. If she knows the way out of the woods. C. If she has a phone. The correct answer is A. If she has seen his lost dog. We hope you enjoyed these Estonian short stories. If you're looking to improve your Estonian language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C1 advanced level for those more fluent in Estonian. And keep an eye out for more Estonian language learning videos on Sebastian's channel, and be sure to like and subscribe.